ma olen nüüd oma 3 asja jälle kokku pakkinud ja aeg on edasi liikuda. Lähen järgmisse linna, aga seda puhku pean ma kasutama bussi, kuna lennupiletid oleks olnud mõttetult kallid ja ma oleksin pidanud minema läbi Saigooni ja passima seal 8 tundi. Ja nüüd ma võtan hoopis ette bussireisi, mis kestab 14 tundi. Mind toodi nüüd rolleriga siia kusagile kontorisse ja mul öeldi, et 5 minuti pärast tuleb mingisugune bussiasi, võtab mind peale ja viib mind bussijaama ja siis ma saan alles oma õige bussi peale. Suhteliselt keeruline, aga I don't care. Mul vaba kava nagunii ja nemad teavad nagunii, mis nad teevad, nii et all good in the hood. Selles ma olen küll enam kui kindel, et kõik need kotid, mida need inimesed üritavad siia peale suruda, need siia bussi ei mahu, aga vaatame, võib-olla teevad imesid. Natukese aja tagant, umbes 2 tunni tagant tehakse väikene peatus, kus saad siis kas endal põid kergendada või siis nagu praegusel juhul saad ka süüa, paus on 30 minutit, saad tulla tuulutada ennast ja tunne ennast inimesena, mis on väga-väga mõistlik tegelikult, sest et bussis puudub WC, lihtne. 15 hours later jõudsin nüüd Danangi kohale, bussisõit oli 15 tundi, magasin sellest võib-olla mingi 2 maksimum. Kui ma arvasin, et Eestis on halvad teed, siis inimesed, kes te vingute Eesti teed üle, palun tulge ja sõitke üks väike ots Vietnamis ja siis te saate aru, et Eesti teed on super korras, väga head. See sõit oli lihtsalt täiesti väsitav. Ja nüüd ma viskan see samma voodisse pikali ja jään kohe magama. Head ööd! On esmaspäeva hommik, pimne nädal ootab ees. Ma ei ole selles ringis, kõik ei lähe sama teed. Tere tulemast minu ja minu väikse Vinniga Danangi seiklema! Peamiseks religiooniks siinmail on traditsiooniline Vietnami usk, mis koosneb siis põhimõtteliselt taoismist, hinduismist ja budismist. Kõndisin siis rahulikult selle pudakuju poole ja äkki üks tüüp motikaga seisma ütles, et tal on vaba päev ja tal pole sittagi teha ja äkki ma tahan talle motika peal tulla, et ta läheb mägedesse sõitma. Mis mul selle vastu saab olla? Loomulikult, tripime nüüd mägedes. Kahju, et pilves on. Muidu oleks siit mäe otsast päris awesome vaade. Danang on Vietnami suuruselt 3. linn, aga siin linnas asub kõige suurem sadam, mis on mul taustaks praegu. Kui selle poisi kõhtu silitada, siis see pidi tooma head õnne. Et ma nüüd lähen ja silitan siis selle poisi kõhtu natukene. Küll nüüd
tuleb õnne palju ja Lisaks traditsioonilisele nii-öelda vanale Vietnami usule on siin ka väga palju budiste ja siin on ka väga palju budismi templeid ja buda kujusid igal pool. Selle Lady Buda kõrgus on 67 meetrit ja ümbermõõt 36 meetrit. See on ikka päris jurakas siin, olgem ausad, pole midagi öelda. Tema on Sherlock, tema vedas mind nüüd mööda mägesid ringi ja näitas mul ümbrust ja ma olen talle väga tänulik. Thank you, man. Yeah. See you later. See you. Vietnami meedia on täielikult allutatud parlamendile ja seetõttu on väga propagandistlik valitsevale režiimile. See, kes režiimile vastu hakkab või režiimi halvustab, saab karistada. Suhteliselt sarnane sellega, mis toimus meil nõukogude ajal, eks ole? Maailma arenenud riikidest on töötus just kõige väiksem Vietnamis. Keskmine kuupalk on 135 eurot ja näiteks Big Mac maksab siin 2,64, Eestis aga 3,25 euri. Kõige populaarsem spordiala Vietnamis on mõistagi jalgpall. Kahjuks neil ei ole veel siiamaani tulnud ühtegi maailmakaliibriga staari, aga anname neil aega, küll tuleb. Vietnamis elab üle 92 miljoni inimese ja Da Nang on suuruselt 3. linn, siin elab natukene üle miljoni inimese. Vietnami lipp, nagu te mu selja taga näete, on kuldne täht punasel taustal. Kuldse tähe iga erinev tipp sümboliseerib erinevat ühiskonnaosa. Seal on farmerid, lihttöölised, intellektuaalid, noored ja sõdurid. Punane taust aga sümboliseerib sõdades valatud Vietnami inimeste verd. Vietnami koolides ei kasutata tunnikellana mitte mingisugust muusikalist meloodiat või mingisugust moodi asja, vaid siin kasutatakse traditsioonilist kongi. Vietnami keeles on kasutusel 6 erinevat tooni ja toonimuutus tähendab sõnavahetust. Otsustasin taaskord motika peal hüpata, kuna päike hakkab kohe loojuma ja ma tahan selleks hetkeks kindlalt ratta peal olla ja siin on tunniajane jalutuskäik, nii et why don't you ride with me, girl? Tulin lõbustusparki, et minna vaaterattaga sõitma, aga kurat, niimoodi hakkas sadama. Või kes siukest sadu on, et ma ei kujuta ette. Aga ma arvan, ma käin seal ikkagi ära, sest teie ju tahate näha seda ja ma ei ole suukrust. Ma olen nüüd selle päikeseratta kabiinis sees ja kohe näen tervet linna. Selle vaateratta kõrguseks on 150 meetrit ja olgem ausad, päris hea ülevaate saab siit linnale ja see linn on tõesti mahiivne. Da Nangi draakoni sild jookseb üle Hanni jõe, on 666 meetrit pikk, 35 meetrit lai, kõrgema kaare kõrguseks on 20 meetrit ja kõrgus veepinnast on umbes 7 meetrit. Mina siit peakat kohe kindlasti ei pane. Draakoni sild valmis 2013. aastal ja ehitati ta loomulikult sellepärast, et hõlbustada taristut lennujaamast linna.